Täna me räägime siis e-poodide strateegiatest. Mul on teile lahti seletada 3 strateegiat. Me kasutame selleks algnumbreid. Algnumbrid tulevad meil Google Analyticsist ja e-poodidest. Ma kindlasti siia video peal panen ka pilte, et kus kohast te need numbrid üles leiate. Aga ma seletan selle lahti, et kuidas skaleerida siis põhimõtteliselt oma e-poodi võimalikult suureks. Ja mida paremad algandmed, seda paremini see strateegia tegelikult välja joonistub. Ehk siis kolm peamist strateegiat, mida siis e-kaubandus kasutatakse, on see, et kõik need, kes on alles alustanud, siis neil on põhimõtteliselt selline siis nagu esimene faas, ehk siis skaleerimisfaas, kus proovitakse saada volüüm üles. Ma ise arvan, et need on ettevõtted umbes 25 000 eurot, kes teevad kuus müüki või vähem. Nemad võiksid keskenduda ainult skaleerimisele, mitte sellele, et nüüd nendelt igalt kuult teenida nii palju, et teenindada ära siis kogu oma ettevõtted. Kindlasti selle summaga hakkama ei saa. Teine punkt on need, kes on siis ütleme väga suured ja peaksid siis nii-öelda igalt kasutajalt, kes tuleb poodi, siis nii-öelda võimalikult palju välja võtta. Ehk siis see tähendab seda, et iga tellimust, mis tehtakse, ettevõte peaks võimalikult palju ise teenima. Seal me enam skaleerimisest ei räägi, vaid seal me räägime sellest, et meie siis mõiste näiteks nagu CPA või blended CPA läheks võimalikult väikseks. Varsti ma räägin ka nendest terminitest, aga lihtsalt siia natukene ette infot. Ja kolmas on selline hübriid, kus siis proovitaksegi testida erinevaid variante, skaleerimist otseselt ei tehta, aga mingites kuudes nagu kindlasti pannakse suurem rõhk skaleerimisele. Siis seal on kindlasti sellised pooled, kus võib-olla nii väga ei taheta selle siis nagu suur või nii-öelda tellimuste hulga peale mängida, vaid pigem tehakse vähem tellimusega, ühe tellimuse pealt rohkem. See on niisugune hübriid, aga täna kõige esimesena me räägime sellest, et ettevõtte e-poe käive on suhteliselt väike ja nüüd on vaja see suureks saada. E-pood on vaja saada toimima. Ja ma kirjutan siia tahvli peale lühendid ja ma seletan ära, mis need tähendavad ja kõik need asjad, mis ma siia tahvli peale kirjutan, need me peame e-poodidest üles leidma, asendage need numbrid enda numbritega ja kui teil need numbrid on teada, siis te tegelikult oskate kõiki strateegiaid välja arvutada või siis saada teada, mida te peate tegema selleks, et oma eesmärgid saaksid täituda. Ja esimene mul ongi siin kirjas on tegelikult siis AOV, mis tähendab siis average order value ehk siis palju maksab üks keskmine ostukorv. Mul on üks näide ka tehtud, aga ma kirjutan kõigepealt need lühendid ära, mida meil on vaja saada. Teine on siis CLV, mis tähendab siis tegelikult customer lifetime value ehk siis mitu korda keskmiselt üks klient ostab meie juurest. Ja igal e-poel see nii on ja üldjuhul, kas ta on siis 1, midagi või rekordnumber, mida ma ise olen kuulnud, on 6-ga. Ehk siis 6 korda ostab klient tegelikult veel. See on oluline just strateegiate koostamisel ja selle nimi on siis customer lifetime value. Kolmas osa on meil siis marginal. Nii, marginal on marginal. Hästi palju on nagu küsitud minu käest ka, et mis see marginal siis tegelikult on. Et see on tegelikult jaotab nii, et kui marginal on 2 poolt, on kulupool ja tulupool. Kulupoolel on kõik need asjad, et kui sealt üks asi ära võtta, siis põhimõtteliselt see äri jääb seisma. Ehk siis, kui teil on mingi, ma ei tea, müüte mingit kaupa e-poes, teil kaupa ei ole või raha ei ole, et seda kaupa osta, siis tegelikult jääb see asi katki. Või kui teil ei ole ladu, jääb asi katki. Kui te ei maksa kullerile mingeid arveid asju ära, jääb äri katki. Aga marginali sisse lähevad kõik need, et teoorias ma võin selle kulu maha võtta, aga ma saan ikkagi teenindada. Ehk siis jaotage need kulud ja tulud siis niimoodi ilusasti ära. Majandusõpik ütleb seda, et kui marginal on alla 30%, siis tegelikult ettevõte püsima ei jää. Ja see 30% tavaliselt mina võtan siis, kui on võetud käibemaks maha. Ehk et kui teil on just mingid erisused, kallid asjad, müüte luksusjahti, siis on muidugi loogiline, et marginal on seal võib-olla 1-2%. See on nii-öelda suurte käivete juures. Aga kui me räägime sellest, et teie e-poe toode on seal summas 30–200 eurot, siis alla 30% marginaliga on teil väga keeruline. Ja lihtsalt ei ole võimalik
kõiki kulusid katta, mida vaja. Järgmine asi on meil marketing cost. See siis on tegelikult niimoodi, et see on kogu turunduskulu kokku. Ehk siis ideaalis võiksite arvutada inimese, kes tegeleb turundusega, smile'id, ma ei tea, klaviod, mingid pluginad, mingid Facebook, Google, mis iganes, ostate ajalehte või kas või ka mingit muud meediat või ühesõnaga kõik, mis puudutab siis tegelikult turundust. Ehk see turundusinvesteering on. Ja tihtipeale niimoodi klientidele, et neil on Facebooki eelarve 500 € kuus on, aga see inimene, kes näiteks, ma ei tea, seal tegeleb nende asjadega või juhib turundust on, tema kuupalk on 5000 on, siis ilmselgelt varsti te hakkate aru saama, et kas inimene on võib-olla väikses faasis ettevõttel võib-olla liiga kallis on, võib-olla on veel ruumi võtta inimesi juurde on. Ühesõnaga, et teil on vaja neid asju arvutada. Tihtipeale, mida ei arvutata, ongi see, et marketing kosti sisse pannakse lihtsalt turunduseelarve, mis läheb kanalisse. Tegelikult on muid kulusid ka, mida täpsem see number on, seda täpsemad tulemused teil ju tegelikult lõpuks tulevad. Nii, siis on meil olemas selline asi nagu CPA ja siis on meil selline asi olemas nagu blended CPA. Blended CPA. Nii, põhimõtteliselt siin on kõik asjad olemas, mis vaja on. Minu näite puhul, mul on siia lihtsalt ühed numbrid ka pandud, et ma saaksin teile ühe näite läbi teha. Et see on, ütleme, üsna reaalne e-pood, mis tegelikult kõige sagedasem võib-olla ütleks nii. Ehk siis average order value on tegelikult 60 €. Mis see tähendab, on see, et keskmine ostukorv on 60 €, ehk siis inimesed, kes ostavad e-poes, keskmiselt nende ostukorvi summa on 60 €. See tähendab seda, et mõned ostavad 20 € eest, mõned ostavad, ma ei tea, 150 € eest, et ühesõnaga, see on keskmine ja kõikides numbrites ja teemades me tegelikult lähtume keskmistest. Et ei saa, et nagu mõni ütleb, et mul on toode maksab 10 €, et ma ei saa ju, ma ei tea, Facebookile maksta rohkem kui 1,50. Aga kui teil AOV, average order value on suurem, siis selles mõttes tegelikult see pilt on hoopis teine. Et ärge toote hinda vaadake ikkagi seda, palju keskmine ostukorv on. Nüüd customer lifetime value minu näite puhul on pandud siia 1,21 ehk siis 1000, ütleme siis lihtsamini, 100 tellimust on tehtud, siis 21 inimest ostavad veel. Ehk siis siuke suhe. Ehk 100 tellimust, 21 inimest ostavad veel, 1000 tellimust, 210 inimest ostab veel, 10 000 tellimust, 2100 mis iganes ostab veel. Ehk siis see 1,21 on nagu koefitsient, ehk ta on nagu korrutaja. Ehk kogu oma transactionid või ostud, mis teil on e-poes olnud, korrutage 1,21 läbi, lahutage maha see esialgne arv, siis te näete, palju tegelikult orgaaniliselt veel ostetakse või palju neid kliente kordusoste teeb. Seda numbrit on võimalik jälle erinevate strateegiatega tõsta. Peamiselt on need siis sellised inbound kanalid, ehk siis müügimees helistab, saadab meili, SMS, kõik sellised asjad. Ehk siis, et ühed kliendid, kes on ostnud, uuesti talt nagu saada siis seda ostu. Nii, marginal, mul on siia pandud siis 30%, lihtsalt näiteks, mida suurem marginal, seda lihtsam teile, et mida väiksem marginal, seda rohkem te peate hakkama nende numbritega tegelikult siis tegema. Ja kui teie teete reklaami ja konkurent ei tee reklaami, teie hind on natuke kallim kui konkurendil, siis te ikkagi müüte rohkem kui konkurent. Lihtsalt nagu alati ei ole oluline see hind, et kui konkurent on väga passiivne, siis ostetakse ikkagi selle käest, kes nagu ennast ilmutab. Üks asi, mis mul ei kohe siin tegemata, on see, et kui mu AOV on 60, siis riik võtab siit kohe käibemaksu maha, ehk siis tegelikult jääb alles 50 €. Ja see on siis nii-öelda ilma kümmita. Kõik arvutused ma teen nüüd ikkagi sellega, et ilma kümmita. Käibemaksu me võtame nagunii kohe maha. Ehk siis, kui mu marginal on 30%, siis ta tähendab seda, et ühes tellimusesse keskmiselt on mul tegelikult 15 €. Nii, 15 € on see asi, mis on siis nagu iga tellimus, nii kui mul postkasti tuleb, nii ettevõte teenib põhimõtteliselt marginali 15 €. Marginali, mitte kasumit, on ju. Ehk siis nüüd minu näite puhul marketing cost on pandud siia 20 000 €. Kõik kokku on ju. Nii, CPA
CPA-d te näete Facebookist või Google'ist. Jah, seal on hästi palju erisusi, miks see number on ühele või teisele poole kallutatud, seal on attribution mudelid, seal on olemas nii-öelda first interaction, last interaction, kõik sellised asjad. Jätame need praegu kõrvale. Oluline lihtsalt see, et kui Facebook näitab teile selleks üheks keskmiseks CPA-ks näiteks, ma ei tea, 12 eurot, noh, fine, las ta olla siis 12 euri või 15 eurot või mis iganes, et minu puhul ongi sama, et oletame, et mul on niisugune ehtne Eesti ettevõte, kus ma teen Facebookis reklaami, mu CPA on 15 euri ja üsna ruttu tavaliselt kliendid panevad sellise kampaania kinni, sest mu kasum on 15 euri, mu CPA on 15 euri. Ma teen Facebooki, mulle öeldakse, et noh, põhimõtteliselt ma toodan ju miinust, ma ei teeni mitte midagi, vaata, on ju. Et enamustel ikkagi on ka nii, et see vahe on hästi suur, CPA on seal 3-4 eurot, marginaal 15 eurot, noh, siis on selles mõttes lust ja lillepidu, et tegelikult saab ilusasti toimetada. Aga ma teen meelega niisuguse näite, mis on nagu võib-olla hästi keeruline või et kus see nagu võlu siis tegelikult on. Ja nüüd ongi see, et siis meil CPA on 15 eurot ja blended CPA on 10 eurot. Ma kohe näitan, kus ma neid asju arvutan. Blended CPA on väga lihtne tehe. Okei, aga siis ühesõnaga, et selle blended CPA saab arvutada niimoodi, et põhimõtteliselt, mul on, ma ühed numbrid kirjutan veel siia, mul on olemas, ehk siis põhimõtteliselt te saate e-poest vahet üle, kas te võtate kuuperioodi või aastaperioodi või kvartaliperioodi või noh, mis iganes te asja arvutate. Ideaalis võiksite seda teha iga kuu, aga samas mingi aeg siis te võiksite seda teha põhimõtteliselt siis, noh, ma ütleks, et esimene arvutus tehke näiteks aasta või pool aastat või natuke pikem periood, et kuu on alguses liiga lühike. Kui te sellest skeemist aru saate, siis minge või nädala peale. Ehk siis mul on siin näitena toodud, et 2000 tellimust tehti selle aja jooksul ja mu revenue oli siis 120 000. Kus ma neid numbrid nüüd siis võtsin, on ka see, et purchase ehk siis tellimused tuleb teie siis põhimõtteliselt, ma ei tea, WooCommerce'ist või mis iganes platvormi te kasutate, 2000 tükki ja põhimõtteliselt 2000 korda 60 võrdub 120 000, et need kõik numbrid on omavahel tegelikult seotud. 2000 tellimust ja nüüd, kus ma selle blended CPA saan, et see ongi see, et minu jaoks blended CPA on kõige olulisem number, mida peaks igaüks teadma ja see põhimõtteliselt käib niimoodi, et võtate siis oma turunduseelarve, milleks on marketing cost 20 000, jagate kõikide tellimustega. Ei ole oluline, kas see tuli Google'ist, Facebookist, mingist, ma ei tea, kust iganes kanast, vahet ei ole, arvutage lihtsalt kõik kokku, sest lõppkokkuvõttes teie jaoks on lihtsalt kõik marketing cost jagatud siis tegelikult tellimustega. Et see, kui te hakkate vaatama, mul Facebook töötab, Google ei tööta ja kõik see, sellega te alguses kaugele ei jõua. Ehk siis te hakkate tegelikult panema kinni selliseid kanaleid, mis teile tegelikult tõid tulemusi, sest te peate teadma attribution mudelist, te peate saama aru first interaction, last interaction, conversion window, kõik sellistest asjadest. Et siis te saate võib-olla tõesti kinni panna seda, mis toodab miinust. Aga algfaasis nii kaua, kui see suhe on plussis, ehk see blended CPA on väiksem kui marginal, siis tegelikult on tuli roheline ja hakake skaleerima, hakake kuskilt pihta. Küll te lõpuks jõuate seal igalt poolt maha võtta mingeid kanaleid ja optimeerima, et see on see teine faas. Alustame kõigepealt sellest, et meil on vaja saada volüüm üles. Kui te saate mingi, ma ei tea, 50 tellimust kuus, seda on selgelt vähe. Juba algoritmide jaoks on vaja teil, et oleks 200 tellimust kuus, 50 tellimust nädalas. Kui teil seda täis ei tule, siis on juba tegelikult, te olete nagu maas ja selles mõttes see on vaja nagu ära teha. Ehk siis keskenduge volüümile esialgu. Nii. Ja nüüd kogu see skeem, kuidas see nüüd töötab? Kirjutage kõik endale need asjad üles. Average order value ehk siis ostukorv, customer lifetime value, näitan pilti, kus seda näeb. 1,21, marginal 30 euri ühest keskmisest ostukorvist, mitte siis tootemarginal, vaid keskmine marginal. 15 eurot on marketing cost kokku 20 000, CPA 15 euri, blended CPA ehk siis marketing cost jagatud tellimused on siis 10 eurot. Tellimusi oli selle perioodi jooksul, mis iganes see periood meil oli enne 2000 ja e-pood teenis selle aja jooksul 120 000 enne. Kui mul need numbrid on olemas, võt siit ma saan nüüd hakata strateegiaid ehitama ja täpselt nüüd on see küsimus, et aga kui mul see CPA on 15 euri,
siis ja ma revenue või marginal on mul ka 15 eurot, siis ma ju toodan miinust ja nüüd tulebki mängu see, et kui ma olen teinud 2000 tellimust ehk 120 000 käivet, ma olen teenindanud ära 2000 inimest, siis korda 1,21 on ju, mis iganes see number siit kokku tuleb. Meil ei olegi vist seda välja kuskilt arvutatud, et 2000 korda 1,21. Ehk siis ütleme, et kui ma olen, oletame, et see on mu 1 kuu on ju, või ma ei tea, 2 kuud, see on siis 2420 on ju, 2420. Nii, miinus 2000, ehk siis selle skeemi juures mult ostetakse veel siis 420 korda. Nii, aga nüüd need 420 korda 15 eurot marginal, ehk siis see, siit ma enam ju tegelikult rohkem midagi ära ei maksa. Ja sellepärast mul ongi, et ma keskendun kogu aeg uuele kliendile, võimalikult palju teenindan kliente, customer lifetime value on mingi väärtusega ja mult ostetakse alati veel läbi siis emailid ja muu. Ja vot siit ma ei maksa ju seda nii-öelda turunduskulu, seda CPA-d, siis ma ei pea rohkem Facebookis tegema, ma saadan talle meili. Ja kõikides kampaaniates ma siis ideaalis tahaks välistada kordusostu tegevat inimest, kes tuleb läbi reklaami. Aga kui me neid asju kõiki rahvli arvutame, siis jälle pole vahet. Ehk siis, mis teie jaoks on oluline teada, on see, et 10 euri on teil siis blended CPA. Iga tellimus, mis tuleb sisse, selle strateegia juures te teenite 5 eurot. Nii, nüüd on küsimus 1 euro või ütleme siis 1% miljonist või 100% 10 000-st. Ilmselgelt kõik võtavad 1% miljonist. Ehk nüüd ongi see küsimus. Te teate, et teie blended CPA on 10. Nüüd te hakkategi Facebooki, Google'it ostma iga kuu järjest rohkem ja jälgima, mis see blended CPA teid teeb. Seda on nii lihtne arvutada. Marketing cost jagatud tellimused. Iga kuu või kasvõi iga nädal arvutate ära. Te näete, mis nädalates, mis kuudes, mis päevades teil see blended CPA kõige odavam on. Kindlasti, kui teete esmaspäeva, siis see blended CPA kukub mingi 2 peale või 3 peale. Et mingitel keerulistel aegadel suve kuskil, ma ei tea, väga palavatel päevadel, see võib olla keskmine seal ka, ma ei tea, 25 on. Et ta annab ka neid märke, et millal ärge siis tegelikult raha kulutage. Ja läbi selle strateegia kogu see skaleerimine käibki. Ja täpselt nii kaua tuleb gaasi vajutada, kui lõpuks see blended CPA, see, mis siin on, nagu ütleme, jääbki siia 10 ümber või natukene tõuseb. Kui ta läheb rohkem kui 15, siis võiks natukene nagu tõmmata tagasi. Aga nii kaua, kui ta on siin 10 ümber, tegelikult tuleks iga kuu. Esimene kuu paned 500 euri turundusse, võrdub ju siis, mis ta tuleb, 50 tellimust või? 500, mis meil oli blended CPA 10, 50 tellimust. Nii, järgmine kuu, oletame, te lähete sammudega 600, 700, 800, 900, 1000, ma ei tea, lõpuks te olete 5000 on. Nii, siis on teil juba 500 tellimust on. Ja niimoodi see skaleerimine käibki, sest ega tasuta niisama neid tellimusi teile keegi ei too. Et niisama ei juhtu seda, et ma panen 500 euri ja 1 kuu saan 50 tellimust ja 3 aasta pärast ma olen hästi tubli olnud ja nüüd ma saan 500 euro eest 500 tellimust. Sükest asja ei juhtu, lihtsalt see on nagu täielik une ja sellepärast kõik ettevõtted seisavadki oma ühtede samade tulemuste peal, sest tegelikult nende marketing cost on kogu aeg üks sama, laias laastus üks sama. Ja eriti veel ettevõtted, kes siis nagu võtavad mingi protsendi enda sellest siis käibest, et mis läheb turundusse. See on veel absurdsem, et kui sul on halb aasta all, siis põhimõtteliselt sa vähendad marketing costi ja automaatselt kõik tellimused ka vähenevad. Ja siis öeldaksegi, et kurat nagu jama maja, kõik on pekkis, aga tegelikult pekkis ongi sellepärast, et te vähendasite kogu seda marketing costi ja sellepärast tuleb ka vähem tellimusi. Niisama lihtsalt keegi teile ei kingi neid tellimusi. Ja täpselt sellise strateegia see käibki. Meil on enamus kliendid, kes on alustanud seal 500 euro eest kuus, täna panevad 5, 6, 7 000 ainult üksi näiteks Facebooki ja nad ütlevad, kuule, kas panen veel. Nende strateegia on hästi lihtne. Meil on ka seal näiteks osadel on blended CPA-s ülemine ots on meil 10. Täna iga kord, kui me kasvame, siis meil on ta umbes 6-7 juures. Ja klient ise juba saab ka aru, et okei, kuule, panen veel raha juurde, et millal me jõuame sinna 10-ni. Ehk siis pange need algandmed kirja, vaadake ära, mis pilt on, analüüsige eelmisi aastaid ja pange paika, et nüüd, kui me unustame kõik selle muu jutu siit ära, siis on väga lihtne. Ehk siis, kui minu juurde tuleb klient ja ütleb mulle, ma tahan e-poes müüa 50 000, nii, 50 000 euri kuus. Nii. Ja ma tean, et ta blended CPA on 10, siis ma jagan selle 10-ga ja ma ütlen talle, et sinu
marketing cost ehk siis kogu turunduseelarve kokku peab selles kuus olema 5000 ja me teeme ära selle tulemuse ja pole küsimustki. See ongi see probleem, et klient tahab saada 500 euro eest 50 000 ja seda ei juhtu mitte kunagi. Kui ta just ei ole mingi asi läheb viraalseks ja lihtsalt nagu kuskilt tuleb mingi teine turundus või ühesõnaga sama hästi võib lotoga võita. Et kui me lihtsalt teeme äri, pange numbrid paika ja skaleerige. Tehke suureks ennast ja siis hakake välja mõtlema seda, et kuidas blended CPI-d võimalikult väikseks saada ja igalt tellimuselt teenida võimalikult palju.